Kes meist ei oleks tuttav sellise Eesti Nokiaga nagu Lägaburger? Kui loogika dikteerib, et neid kohti, mis Lägaburgerit müüvad, võiks jääda üha vähemaks, need võiksid ajas hääbuda, siis see legendaarne kohvik Pärnus räägib hoopis vastupidist keelt. Nimelt, neid tuleb aina juurde. Lähme uurime, milles asi. Piirikohviku peremees ei pelga välja näidata, kui väga talle endale nende lägapurks meeldib. Väga maitsevad. Varem Tihemetsas kodukohvikut pidanud perekond Tann taas avas Pärnu piiril asuva legendaarse toidukoha septembri lõpus. Kohalik leht raporteeris, et avamisel lookles järjekord uksest välja. Huvi ei taha vaibuda ka nüüd. Kas ma saan õigesti aru, et ikkagi hitt-toode on see siin? Ja, kindlasti kohe. Põhimõtteliselt nad on meil kõik lägaburgerid, aga ütleme, see on hitt. Aega oleme müünud kuskil 3500–4000 burgerit. Kuu ajaga 3500–4000. Kiire matemaatikas on natukene üle 100 burgeri päevas. Ja keskmiselt. Mõni päev on 280 purksi 300. Kõik teised purksid on ka ju head, mida kuskil mujal pakutakse. Isegi käime vahest sööme kuskil mujal ka. Teistsuguseid burgereid. Aga inimestel läheb peale see. Et kui siin on näiteks mingi päevapraad, ikka võetakse seda. Ma imestan seda, et inimesed lähevad hommikul tööle, kuskil 8 aega tulevad hommikul, võtavad selle lägapurksi, keeravad selle naha vahele endale. Et see on hästi huvitav. Et mõista, miks Lägaburger endiselt nii menukas on, leidsime Tallinnas üles mehe, kelle südames on lihtsatele toitudele sama palju ruumi kui gurmeele. Mina satun siia, ma arvan, mingisugune kord 2 kuu jooksul. Mida sa tegelikult tahad, on see, et sul oleks seda kastet oleks piisavalt ja et see kaste oleks läbivalt koos selle kapsaga. Ja nii, kui sa hakkad siin mingit trikitama, või jalapeenod olid vahel, ei ole vaja. Ära pane siia tomatit. Äärmisel juhul võid siia panna nagu hapupurgi, aga ei maksa nagu lolliks minna. Kuule, aga mis see lägapurksi heaks teeb? See vist teebki heaks, et ta nagu natukene siuke vale ja nostalgia ja et tegelikult vist ei tohiks süüa sellist asja iga päev. Ja miks ta nagu eestlaste kultuurimälust nagu kuhugi ei kao, ongi see nostalgia faktor? No ta on nii nagu meie kodulukku sisse ennast söövitanud või sööbinud, et no iga 90-ndate film, mis sa näed, see on Lägaburger sees, et... Tulnukas tuleb meelde kohe. Ma tahasin kohalt purksikas. Kõigil on mingisugune lemmik Lägaburgeri koht, mis on maailma parim umbes, et nagu sellega minnakse kaklema ka. Et kindlasti mingid vennad tulevad siia ja ütlevad, et see ei kõlba kuhugi, et mul on veel üks, kus Lasnamäel on üks koht. Head isu! Ma saan aru, et selle kastmega ei tohi ka keeruliseks minna. Ketchup ja majonees, pool. Või siis roosa kastme. Mõned kohad panevad vist hapukoort ka veits. No tundub jah, et siin on ka. Sest muidu ta ei ole nii kreemine, vaata ketchup ja majonees teevad suht vedelaks koos selle asju. Kes kunagi lägapurksi tellinud, teab, et seda süües on pea võimatu puhtaks jääda. Vabandust, kas teil salvrätti on anda? Suur aitäh teile! Klassikaliselt lihtne retsept on aga igal pool veidi erinev. Klassikaline, siis tähendab seda, et see on selle kõige tavalisema bifiga. Kanabifid, kõige tavalisemad. Need, mis ma arvan, kunagi algselt käisidki lägapurksi vahele. Siis mina panen juustu, ma ei tea, kas vanasti oli juust, ka meil see juust on siin sees. Seda poti sisse, sooja. Pott hoiab niiskust, hoiab sooja. Täpselt nii palju, kui vaja on, tead minutiks ajaks umbes. Mikrolaine ahju. Ja, mikrolaine ahju. Tahke koosseis soojaks tehtud, jõuab purksi vahele selle staar, niinimetatud läga. Siis läheb see klassikaline kapsas, mis on siis tehtud soolsuhkur, õige natukene äädikat. Siis siia vahele paneme tavaliselt veel ka natukene. Siis läheb siia veel kapsast, et mitte liiga palju, paras oleks. Ja kõige lõppu läheb siis veel kaste. No mina ütleks, et seda kapsast ja kastet on ikka päris palju. Sa pead alguses kahvli keest ära sööma enne, kui saad. Jaa, et kus juures tegelikult ega teda nii palju ei ole, et tundub, et on palju, aga tegelikult ei ole. Inimesed võib-olla tahavad seda nostalgiat. Ootavad seda vana asja nostalgiat, sest ma olen siin näinud, kui ühe korra üks isa käis väikse pojaga söömas
isa jõi õlut, poiss jõi purksi, hakkas seal midagi ütlema, et näe, mul siit koostis, see peabki nii olema ja ongi see õige. No võib-olla mingi siuke teema, nostalgia teema ka. Mis ta maksab, ma küsin ka. Mis ta maksab teil? See on 6 eurot selle kotletiga. Mäletan ka aegu siis, kui ma olin noor, sai ikka ratastega siia tuldud. 2 eurot oli taskus, 2 eurot oli väike. Tahtsid topeltpiffi, rikkamad poisid oli 2,5. Nii et inflatsioon on ikkagi kätte saanud ka selle majandusharu. Toorainned on muidugi ka tõusnud ja maksud on tõusnud, eks ju, aga kõige hullema paugu paneb nende toitudele asjale tööjõumaksud. Et no mis tuleb lisaks maksta töötajale palgale, eks ju. No see on nagu täielik röövimine. Et kui need oleks väiksemad, siis ma usun, et sellised väikeettevõtjad oleks palju rohkem alles, kes tegeleks ja tahaks riskida kas või siin sellise asja käima panemisega, nagu me selle ettevõtja on praegu. Aga ma ei tea, nagu ma arvan, et siuke 4 on okei maksta vist. 1 kiili sees, 2 kiiline võib olla vabalt 5,5. Saksamaal igatahes, kui tööner läks üle 5, siis rahvast tuli tänavatele. Et sa ütled, et eestlastel peaks ka see valulävi olema, et kui lägapurks läheb üle 6, siis võiks nagu. Ma ütlen midagi. Ma mõtlen, et sakslastel oli nii.